Head lõimurid, armsad partnerid, head esinejad nii Eestist kui välismaalt, kallid sõbrad. Suur rõõm ja au on olla täna siin teie ees. Ja aitäh ka koorile selle lustliku ja rõõmsa alguse eest. 6 aastat tagasi algasid lõimumise või integratsiooni konverentsid. Ja siis ma ütlesin, et me võiksime ikka teha ägedas kohas, et see kultuurikater on kihvt koht. Mul on hea meel, et täna oleme siia jõudnud, sest kultuur ja lõimumine käivad tegelikult käsikäes. Me elame täna riigis, mis muutub üha mitmekesisemaks. Loomulikult erinevad kultuurid, keeled, taustad, erinevate inimeste kogemused, teadmised, kes siin Eestis elavad, rikastavad meie ühiskonda. Aga loomulikult ei saa jätta salata, et need on ka väljakutsed meie jaoks. Mõnes mõttes sellises olukorras, kus meil on palju erinevaid rahvusvähemusi, liigume me justkui 2 suunal. Ühest küljest on see, et inimesed, kes siia tulevad, tahavad säilitada väga selgelt oma keele, kultuuri, erinevad traditsioonid. Lennart Meri on öelnud, et ilma kultuurita ei ole inimest. Kultuur annabki identiteedi, annab juured. Ja sellepärast on ka väga mõistetav, et iga inimene soovib oma kultuuri säilitada. Aga teisest küljest tahame me luua ühist Eesti kultuuriruumi siin. Kuidas siis seda teha? Millises olukorras me siis täna oleme? Erinevad uuringud näitavad meile, et trend ei ole muutunud positiivseks. Eraldatus on süvenenud. Nii eestlaste kui ka teisest rahvusest inimeste kontaktid teisest rahvusest inimestega, 40% ei ole neid kontakte. Ja see on pigem suurenev trend. Lisaks, kui me vaatame linnaplaneerimist või linnu, siis me näeme, et on piirkonnad, mis üha rohkem segregeeruvad veelgi. Ja loomulikult on kogu maailmas toimuv pannud kogu ühiskonnas toimuva ja lõimumise veel enam proovile. Mul on tunne, et ega ühte võluvitsa tegelikult ei ole. Ei ole ühte valdkonda, ühte lahendust, mis selle probleemi ära lahendaks. Erinevad valdkonnad peavad sekkuma. Peab sekkuma inforuum ja meedia, peab sekkuma haridus, tööjõuturul toimuv, linnaplaneeringus toimuv. Üks hea asi võib-olla siiski on, mida me oleme peale koroonat õppinud. Enam ei ole meil piire. Ennem tundsime me füüsilisi piire. Enam me ei tunne. Keelesõber võib asuda ka teisel pool maailma otsa. Ja lõpuks ometi on minu arvates hakanud jää sulama ka hariduses. See, mis on kirjutatud paberile või koalitsioonileppesse, ei lahenda veel probleemi. Aga minu meelest me oleme valinud ainuõige suuna. Ja kui suund on juba õige, siis oleme me minu arvates õigel teel. Aga me peame erinevates valdkondades seda küsimust palju julgemalt suutma lahendada. Ja üks neist on kindlasti linnaplaneerimine. Muidugi Eestis öeldakse tihti, et turg paneb paika. Aga kui me liigume 80 kilomeetrit ülespoole Helsingisse, siis paneb poliitiline tahe ja ühiskonna vajadus paika selle, kuidas me linnu, asulaid ja piirkondi planeerime. Ma usun, et meil on palju potentsiaali. Meie president on öelnud, et meil on erinev minevik, aga meil on ühine tulevik. Väga kaua aega ma uskusin, et me ei peaks minevikust rääkima. Kui algas 24. veebruaril sõda Ukrainas, siis ma sain aru, et on asju, millest me ei saa jätta rääkimata. Me ei saa luua ühist maja
ühist hoonet, kui meil ei ole tugevat vundamenti. Me peame vaatama ajalukku ja rääkima mõned asjad selgeks, julgema rääkida mõned asjad selgeks. Aga olenemata sellest, mulle tundub, et meil on väga suur ühisosa. Ka inimestega Ida-Virumaalt, kes alati ei mõtle nii nagu mina, jõuame me ühel hetkel punkti, et meile meeldib Eesti. Meile meeldib vaba Eesti riik. Ja see on juba suur ühisosa, millest alustada. Muu on vist teela tehniki, nagu öeldakse. Minu hea kolleeg, sõber ja suur eeskuju selles valdkonnas, Eda Silberg on öelnud järgmised sõnad. Olla koos ei tähenda olla samasugune. Olla eraldi annab mõnikord võimalust näidata teistele oma unikaalsust. Tasakaalu leidmine ja ühistest väärtustest lähtumine on võti, mille alusel ehitada üles sidus ühiskond. Lõpetuseks. Täna siin konverentsil on väga erinevad inimesed. Kui me räägime lõimumisest, siis ei ole võimalik teha seda omas mullis olles. Me pidevalt selle valdkonna tegijatena otsime neid platvorme, kus erinevad inimesed kokku saaks. Mõistaks, suhtleks, leiaks ühisosa, leiaks ühised kogemused. Ka siin täna konverentsil me ei saa leida uusi lahendusi, kui me istuksime ainult ühises mullis. Me otsime mõtteid, ideid, kuulame kogemusi erinevatest riikidest. Ma väga tänan kõiki, kes te olete siia tulnud, et oma mõtteid jagada, ettepanekuid jagada. Ma usun, et ainult sellistes hetkedes, sellistes keskkondades me leiame lahendusi probleemidele, mis on võib-olla aastaid üleval olnud. Lihtsalt kastist välja mõeldes, mitte oma mullis olles, ikka suheldes. Ma soovin teile inspireerivat, ägedat, põnevat konverentsi, et te leiaksite aega ka suhtluseks. Ma väga-väga vabandan, et esimest korda peale 6 aastat ei saa ma olla siin hommikust kuni teise päeva õhtuni, aga igal juhul olen ma mõttes teiega ja ma olen väga-väga tänulik kõikide teile, kes te olete sellesse valdkonna panustanud, isegi siis, kui teinekord on väga keeruline olnud. Aitäh! Mõnusat konverentsi!